Et kui meil nüüd on ühes joonises olemas mingid plokid, et siis oleks selle tore ju, kui me saaksime neid kasutada kõikides enda joonistes. Ja selle jaoks on siis välja mõeldud selline tore asi nagu tööriistapalett. Et eile ma korra põgusalt seda kasutasin, aga ma hästi ei usu, et kellelegi see meelde jäi. Võib-olla jäi, et view ribboni peal on olemas. View kõigepealt, ja kus on home, insert, läsed siis view. Ja, et siin on siis palettide aken ja esimene kohe on toolpalets. Et avaneb siis selline liigutatav aken, kus on siis hästi palju vahelehti. See on toolpalets, selline nagu piltidega, jah, see on toolpalets. Toolpalets on leitud ja toolpalets leitud väga hästi. Ja toolpalets on seal. Nii, nüüd ma ei tea, milline vaade teil avanes, et siin on siis need olemasolevad puud, need ma näitasin eile ka, et on siis architectural ribboni peal, aga need puud on siis sellised suht nii-öelda igavad, et niisugune asi ette saada, tuleb sul üles otsida siis architectural vaheleht sealt selle toolpaletsil. Aga muidugi ei ole selle puu peal seda noolemist valida. Sa pead selle puu aktiivseks tegema, siis on, muidu ei ole. Ja kasutame siis meetrik puideks ja neid praegult siis on need plaanid, et muidu nendest puudest on olemas ka vaated, aga vaadetega me veel ei ole tegelenud. Küll aga siis plaanidega. Aga see on siis nüüd selline väga väike valik. Et me tahame muidugi saada palju uhkemat valikut endale ja selleks me peaksime siis tegema oma paleti. Et võite proovida siis seda triis meetrik, et see paneb siis sisse alguses palmi, kui sa palm ära valida, siis siit alt tulevad põõsad, igialjas mingisugune lehtedega puu ja veel siis 2. See on kõik käib vasaku tavalise nupuga, parema nupuga, siin ei ole midagi teha. Oota, stopp, see on paigas. Sinisest noolest ja nüüd valitab see ja siis on teisi kohta. Ja nüüd valitab aktiivseks. Ei valitada peale. Ja siis teise muutud lihtsalt teist. Ja nii. Nüüd sai valida. Seal noole pealt tuleb menüü, siis sealt saate valida, mis vaadet või millisest puust tahate. See on välgu nool, see kollane. See on ja siit saab siis valida näed, kas seda on. Sellise palmi all läks ta. Sellise puud, et need on need, mis on programmis endas sees. Ja no võt, siit saab valida. Ja need on siis mitmevaatelised plokid, need, kus see välk peal on. Et need, kus see välgu märk on juures, need on kõik mitmevaatelised. Ehk et lohistad ühe asja sisse, siis sealt samast kolmnurgast saad jälle valida seda tüüpi, jah. Et näiteks auto paned seal, mis on puude all, saad valida siis autotüüpi sealt samast. Ja, aga me teeme ka pärast võib-olla selle mitmevaatelise ploki, aga võib-olla ei tee ka vaatame, et ega see nii oluline ka ei ole. Aga oluline on nüüd see, et kuidas siis saab endale oma paleti. Jah,
Teeme nüüd oma paleti, Hannes räägib. Ma vaatan, et nad veel mängivad nende olemasolevate. Ei, kõik said mängitud juba. Okei, et tähendab kuskil siin selle paleti peal peab tegema siis ta mitte mingisuguse ikooni peal, vaid siis mingisuguse sellise koha peal, kus ikooni ei ole, peab tegema selle parema hiirekliki nüüd seekord niimoodi, et avaneks selline menüü, kus on võimalik siis valida uus palett, ehk new palett. Ja kui te sinna new paleti peale klikkate, siis ta esimese hooga küsib teie käest siis selle paleti nime. Et kui teil on plaanis hästi palju erinevaid taimi teha, siis võite need paletid nimetada ka niimoodi, et näiteks puud on siis eraldi ühe paleti peal ja teine palett on siis näiteks lilled või püsikud. Ja võib-olla tulevad mingid sümbolid veel. Parem klikk ja new jälle. New palett jälle. Et saad omale sellise hea tööriistakasti, kus igas sahtlis on ühte tüüpi asjad. No on mõistlik oma arvutis teha, jah. Jah, sellepärast, et see on selle programmi põhine, on ju, et kui sa siin kooli arvutis teed selle, siis see sinu kodus AutoCADis ei ole sama. Et see on ikkagi selle seadme põhine, kus sul see programm sees on. Aga väga hea, et sa mõtled ka. No siis saad kodus veel kinnistada seda. Jah, tuleb oma arvutis sama asi teha. Kolm korda lühema ajaga jõuad. Ja nüüd on siis üks oluline nüanss, et kui siia tahab neid sümboleid vedada, siis joonis peab olema salvestatud. Et siin selle joonise peal on mul tehtud ainult üks plokk praegu vist, kui ma õigesti mäletan. Ei ole kaks, ikka üks. Nii et ma saan siis ainult selle puu praegu lisada siia tuulpaletsi peale ja lisamine käib niimoodi, et see tuleb ära valida, mida sa tahad lisada ja siis kuskil joone peal vajutada vasak lahv alla ja hakata seda puud nagu liigutama ja kui me jõuame selle liigutamisega sinna paletini ja siis nupu lahti laseme, siis tekibki. Aga enne kõik vajutavad Ctrl+S või salvestavad, muidu ei lähe õnneks. Ja siit paleti pealt on hästi lihtne seda võtta, ei ole vaja mingit inserti ega midagi, lihtsalt klikid selle sümboli peale ja paned paika. Et oma tehtud plokk siis lohistada sinna paleti peale. Ta on juba märgitud, nüüd võtad mitte ruudust kinni, vaid kuskilt selle tumeda ala pealt sinisegalt ja vajutad hiire hoiad all. Vasaku libistad, jah, lased lahti. Et ei ole sul äkki salvestatud või on veel mingi muu asi lahti, siis sa ei lase. Jah. See toimub, ei ole puhkus või ta on referentsi